Sotsiaaldemokraadid käisid presidendikandidaadina välja eelmisel nädalal õiguskantsler Ülle Madise, mitte et Madise oleks nõusoleku andnud. Grupi ühiskonnategelasi käis reedel välja Kaitseliidu endise ülema Riho Ühtigi, kes oli ka ise nõus presidendiks hakkama. Alles pärast Riigikogus valimiste läbikukkumist kandideeriks valimiskogus EKRE-lt ettepandult nende erakonna aseesimees Mart Helme. Estonia klaverivabriku juhataja Indrek Laul on TV3 uudistele väidetult end ise pakkunud, ta soovis presidendiks ka eelmisel korral. Nimesid on veel, paljud on ka avalikkuse eest läbi käinud, aga praegu on kõik nimed spekulatsioon. Nende seas on nii neid, kelle jutul poliitikud ise käinud, kui neid, kes end pakkumas käinud erinevatele erakondadele. On ka selliseid inimesi, kes on ka võtnud meiega ühendust ja öelnud selgelt, et on soovi kandideerida ja kas on võimalik ka Keskerakonna toetust ja on loomulikult neid inimesi, kellega me ise võtame ühendust ja suhtleme. Aga ma arvan, et nii kui ühel või teisel erakonnal tekib häid mõtteid, siis kohe üksteisega ka konsulteeritakse. Aga selliseid ma kutsun üles, et erakondi mitte spinnima tühje, nii nagu sotsiaaldemokraadid tegid Ülle Madisega. Sotsiaaldemokraadid arutavad täna õhtul, millist suunda valida. Ülle Madise on see, kelle puhul me näeme ikkagist, et see ühisosa võiks olla piisavalt suur ja lisaks Ülle Madise varasem töö ja tegemine on see, mis võib-olla oleks Eesti presidendile ikka väärikas, sest õiguskantsler ja president mõlemad on põhiseaduse hoidjad, põhiseaduslike väärtuste hoidjad. Valitsuserakonnad on öelnud, et juuli kulub erakondade omavaheliseks kompamiseks ning otsuseid tehakse augusti algul, kui Riigikogu erakondade esindajad kogunevad vanemate kogu nime kandval koosolekul Riigikogu esimehe juures. Urmas Reinsalu Isamaa esimehena suudab selliste lähenemist korraga kiita ja laita. Hetkel ma näen, et praegu on valitud kuidagi koalitsiooniparteide poolt teine taktika, et tegeletakse avalikkusele omapoolse agenda mõttekäikudega, aga sellist erakondade võrdselt loogikas kogunemist lükatakse edasi. Olukord on võrreldud mänguteooriaga. Kõik pigem võidaksid, kui keegi alustaks, kuid igaühel on kasulikum, kui esimese sammu teeb keegi teine. Praegu ollakse faasis, kus kedagi välja käies kahtlustavad teised, kes ja miks nii tegi. Ma ei välistaks seda, et Riho Ühtegi esitamise taga on ka mõni erakond tegelikult, et võib-olla on see ka väga kavalalt hästi tehtud, et ma selle koha pealt tunnustaks, nagu, et ma vaatan, et Riina Solman on juba Isamaast toetust avaldanud Ühtegile, et ilmselgelt ta Isamaa kandidaat on või Isamaaga seotud on. Eks seda mängitakse siis natukene teistmoodi välja, et Isamaa kõrvad seal kohe nagu näha ei oleks. Praegu on teha järeldusi või siis otsuseid vara. Me peame andma aega ja me ootame loomulikult, ma arvan nii nagu kogu ühiskond, et kandidaati oleks rohkem ja kui on kandidaati rohkem, siis me saame ka nii-öelda kandidaati seast valida ja loodetavasti kõige parem. Ma olen kuulnud ka teiste parteide poolt ja siin ongi inimesi võtnud ühendust, kes on veel, ma ei välista, et tuleb ka veel täiendavaid kandidaate ja selles ei ole midagi iseenesest halba. Koridori juttudes on samuti väidetud, et on ka praktiline küsimus, mis nooremaid võimalikke kandidaate tagasi hoiab. Nimelt isegi kui saadakse presidendiks, jääb pärast ametiaega karjäärivalikuid väheks. Kõrgemaid ametikohti praktiliselt pole, madalamatele ametikohtadele ei soovita minna ning pelgalt esinemiskutseid oodata ei ole piisav motivatsioon. See muudab presidendiks kandideerimise vähem atraktiivseks just 40-50 aastastele võimalikele kandidaatidele.